No nii, siin on sarja tiimide võitjad, suusasemud. Kohe küsime, siin on sportlasi palju, aga kuidas on taustajõudude ülesehitus sellise esindusliku tiimi edukaks tulemusteks? See on väga tõsise töö tulemus. Ehk et siin ei ole mitte midagi juhuslikku, kõik on täpselt välja mõõdetud. Ja tegelikult üks olulisemaid asju on see, et taustajõud on need, kes annavad meestele vabadused ja võimalused. Ja me oleme need siis, kes raja peal toetame. Ma võin öelda, et suusatajatel on elu tegelikult lihtne, sest nemad teavad täpselt, kuhu nad lähevad ja mida nad teevad. Taustajõudude puhul, kui meil on võistluseelne briefing, siis võite ette kujutada, kui sul on nagu 20 matsi, kes igaüks tahab saada oma jooki, oma keeli, üks tahab seal, üks tahab teal. Ja siis kujutad ette, kui sa pead õigeks ajaks kusagile jõudma, kuhu sa ei tea, kuhu sa pead jõudma, on ju. Ja siis kujutad ette, kui sa oled seal raja ääres, on ju, ja siis mees on peaaegu su kõrval ja siis karjub, anna juua! Õnneks suusasemud nüüd pärast väga pikki aastaid teavad täpselt, kuidas moodi juua vastu võtta ja selle võrra on ka taustajõududel palju lihtsam elu, aga raske töö. Mina olümpiale, mina pidin alati õppima, et kuidas sportlasele õigesti jooki kätte anda, aga teil on vastupidi, et taustajõud kirjutab ette, kuidas sportlane peab joogi vastu võtma. Absoluutselt, muidugi. See on tegelikult, ühelt poolt on see muidugi nagu tiimitöö, eks ole, aga teisalt poolt ikkagi on ju. Meie teeme oma asja ära ja sportlane peab siis tegema nii, nagu talle on ette öeldud. Mis kell taustajõud lähete suuski hommikul testima ning kas aitate sportlastel ka parimad paarid välja valida ja kuidas teil see üldse määrde tiimitöö siin üles seatud on? See on ka niimoodi, et mida taustajõud põhiliselt teevad, on see, et nad kannatavad ära hommikul selle, ma ei tea, mis suusa ma võtan, me proovisime seda teist, ei tea, kas double bowl, kas 11-5 või mis iganes on ja. Ja siis me pärast, meie suurim töö on see, et me pärast siis kuulame kõike seda, kuidas moodi 20 sekundit läks sinna, sellepärast, et vale suusk oli, et see on nagu meie põhiline roll. Aitäh, küsime ka siin sportlastelt, Alar. Mehed 50 klassis vastast ei olnud, suusasemudele omad punktid tõid ära. Räägi meile, kuna viimati üldse, kas oled elus viimase 5 aasta jooksul klassika sammu ka kasutanud? Ja siin samal raja peal oli see suusahullude võistlus ja siis ma sõitsin ikka pidamisega. Ja päris tore oli. Aga estafetti sari läheb ikkagi nii-öelda paaristõugetega rammides? Ei, see nii kindel ei ole. Täna hommikul veel kell 10 ma olin 2 vahel ja siis vaatasin, et rada on suhteliselt kõva ja arvasin, et metsa vahel, et see jälg läheb ära ja siis see kliister hakkab seal pooma. Siis võtsin otsuse, et lähen paaris. Muidu algne mõte oli minna täna pidamisega sõitma, jah. Milles peitub suusasemude võlu, et te olete nii eesrindlikult? Kuidas te treeninghooaega läbite? Kas on ühislaagrid? Kes teile treeningplaani koostab? Kuidas nii eliitvõistkond kokku panna? No esimene tingimus on see, et kõigil on palju tahtmist ja siis tuleb kõik ülejäänud. Et kuna kõik väheke tahavad ja mõni tahab rohkem, siis leiti ka väike taustajõud Alvar Johannesele, selle siin puhul suured tänud, ikka väiksed kavad meile kirjutab ja mõni võtab kavast maha, mõni paneb kavasse juurde, kuidas kellelegi sobib. Aga põhiline on just, et nagu endal oleks tahtmist ja siis saavad toredad mehed kokku ja sõidavad jälle. Nii, et ei ole probleemi panna estafetil 2 võistkonda kokku ja kõik mehed ja naised ka kohale saada? No mõnikord on seda probleemi, et ikka teise võistkonnaga mõnikord üks on seal haige või üks on seal töösõidul, et siis tuleb natuke vaeva näha, aga sõbralikult ikkagi täna ka tuli mees välja ja aitas välja, nii et ikkagi kõik tahavad tiimi tulemust kirja saada. Ja viimane küsimus, kas tiimiga käite ka välisvõistlustel, ilusad sinimust valged mütsid ja sümboolika on teil välja töötatud, kas ainult Eestimaa või lähete näitate ka Euroopas ja mujal maailmas, milline üks õige klubisport on? Oleme käinud päris mitmel aastal, enamasti selline Marcialonga, Vaasa Lopet, mõnikord ka Toblah Cortinia. Sellel aastal vist käisid ainult mõned üksikud, nii et sellel aastal jah. Esto Lopet pakkus kõik 6 etappi siin koha peal, nii et vähesed läksid välja. Aga muidugi oleme käinud küll ja päris tore niimoodi kamba käia ja koos mõelda, mis tuleb ja pärast arutada, kuidas läks. Kas tiimina, valetasin, üks küsimus tuli veel, kas tiimina suudate kokku leppida ka, milline on teie tiimi lemmik estafeti maraton? No ma usun, et siin vist ei ole küsimust, et Tartu on kõige klassikate kuningas ja see on kõigile lemmik. Et seal tulevad kõik välja, kes muidu on ka põõsas peidus. No nii, aplaus ning palju õnne võidu puhul! Aitäh! Yeah.
Nonii, vabad.